Tere tulemast kuulama Arko Akadeemia järgnevat podcasti. Minu nimi on Elari Tamm ja olen Arko Vara kinnisvarabüroo tegevjuht ja partner. Minuga on täna kaks meeldivat härrasmees siin. Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Tere Tõnu. Tervist. Ja Arko Vara kinnisvarabüroo partner, juhatuse liige Peep Saar. Tere. See on üks neid jutusaateid, neid taskuhäälinguid podcaste, kus me räägime peaasjalikult rahast, kinnisvarast ja emotsioonist. Ja mulle tundub, et kõiki neid kolme on küllaga täna saadaval igal pool. Küll on kinnisvara saada, küll on raha ja ka emotsioone, seda viimast vast eriti palju. Aga täna me räägime küll ütleme siis sellistest juba päris palju meedias räägitud Euriborist, räägime majanduskasvust või majanduslangusest, aga peaasjalikult on see siis jutusaade, nii et vaatame, kuidas meil täna jutt kokku jookseb. Aga Tõnu võib-olla alustakski sellest emotsionaalsest poolest turul, et kui ma vaatasin lihtsalt Google'is, mis artiklid esile tulid sinu nime sisse toksides, siis ütleme nii, et väidan, et ajakirjanikud on need pealkirjad pannud, sest need ei olnud üldse, need olid üsna mustad. Jaa, ega siin midagi niisugust rõõmsat väljavaadet ju tegelikult ei ole. Me tulime välja ka nüüd selle nädala teisipäeval majandusprognoosiga ja me võtsime ka nii selle aasta kui ka järgmise aasta majanduskasvu väljavaadet oluliselt pessimistlikumaks. Ja kui vaadata ka meie kaubanduspartnerite väljavaadet, siis ega sealgi on see olukord vilets tegelikult. Nii et kui me paneme kokku meie kaubanduspartnerite pildi ja vaatame seda kui välisnõudlust, siis järgmisel aastal on keskmine pilt ehk siis meie ekspordiga läbi kaalutud partnerite SKP kasv kerges languses. See on püsivhindades. Aga probleem ongi selles, et kuna hinnad kasvavad praegu nii kiiresti, siis kui me vaatame seda majanduskasvu jooksevhindades ehk siis praegustes hindades, siis on tegelikult kasv väga tugev. Selleks aastaks me ootame ligi 17% jooksevhindades kasvu ja järgmisel aastal isegi seal ligi 7% jooksevhindades kasvu, mis tähendab seda, et mahtudes või ütleme tükkides või siis teenuse mahtudes majanduskasv aeglustub väga tugevasti ja me võime näha siin isegi ka langust. Aga jooksevhindades on kasv tugev, mis tähendab seda, et majandusse raha tuleb ikkagi päris korralikult. Ehk siis me räägime, et raha voolab majandusse ikkagi nagu päris suurel hulgal. Ma mõtlesin seda musta majandust või musta olukorda veel Peep sinu peale. Sa ostsid mõni aasta tagasi eriti ökonoomse auto, mis sõidab gaasiga. Ja ma mäletan mis oli mitte mõned kuud, aga nüüd juba mõned ajad tagasi, kui sa hakkasid meile sõpradele saatma pilte nendest hindadest ja sinu eriti odav auto oli asendunud eriti kalli autoga, eks ole. Et pilt sinu jaoks on tegelikult see, mida Tõnu kirjeldab, päris pust. Ja vaata emotsioonid ikka kõiguvad üles alla. Nüüd, kui vahepeal oli CNG hind on ju 4,99 ehk 5 eurot, siis nüüd on juba 3 peale tulnud. Nii et vahepeal on ka midagi positiivset. Vaata nüüd pikalt olid mustad uudised ja nüüd läheb natuke paremaks. Nii et selles mõttes, eks igas olukorras ongi, ma arvan, sõltub vaatajast ja sõltub, mis täpselt siis hetkel toimumus on. Nii et aga seda kindlasti emotsioon on erinevaid, aga samas, kui ma vaatan ikkagi linnapilti, siis emotsioonid on kõrged, nagu vaadates restorane ja söögikohtasid, laudasid annab leida. Nii et mingid emotsioonid on jälle üleval, ma ei tea, kas on pidu enne katku või kuidas seda öeldakse. Seda me rääkisime ka koroona ajal, ma mäletan, et kui see peost katku ajal. Aga Tõnu, tulles selle sama kirjelduse juurde, et tegelikult arusaadavalt, et on sektoreid, on valdkondi, kus seda pidu ei ole. Me loeme uudiseid, kus töötlev tööstus lõpetab jälle siin ja seal. Tähendab, me räägime ikkagi väga
väga selgetest segmentidest, me räägime konkreetsetest valdkondadest, kus see must värv või must kass kõige rohkem läbi jookseb? Ja võib-olla on üks oluline vahe on ka selles, et kui vaadata kindlustunde näitajaid ja seda, mis reaalselt majanduses toimub, on pilt ka mõnevõrra erinev. Ma arvan, et selline üldine kindlustunne paistab olevat halvem kui majanduse selline tervikpilt tegelikult. Sellepärast ka, et tõepoolest, nii nagu sa ka ütlesid, et majanduses pilt on suhteliselt erinev, et näiteks kui me nüüd vaatame näiteks jaekaubandust, siis jaekaubandus on kolmandas kvartalis sellises kõige rohkem -1% languses, mahulanguses. Jooksevhindades kasvas jätkuvalt veel. Kui me siia kõrvale paneme töötleva tööstuse, siis töötlevas tööstus on pilt oluliselt halvem, sellepärast et töötlev tööstus sõltub välisnõudlusest palju ja välisnõudlus on korralikult kukkunud. Sama on ka ekspordiga. Jooksevhindades ekspordi kasv aeglustub, aga on veel kasvus, aga kui selle võtame arvesse ikkagi ka ekspordi hinnad, siis on ekspordi mahud on languses. Ja kui nüüd vaatame üksikutesse tegevusaladesse, siis väga tugevasti on pihta saanud just need tegevusalad, millel on energiakomponent suurem. Et võtame siin, ütleme, ehitusmaterjalide tootmine, toidainetööstus, paberitööstus, klaasitööstus, et sellised tegevusalad, milles on sisseostetud energia suurem. Et sellised tegevusalad on praegu saanud tugeva löögi, mis tähendab seda, et nende see kulubaas on tõusnud väga kõrgele. Aga kui me vaatame ikkagi üldiselt ettevõtete sektorit, siis selline surve nende likviidsusele on väga tugev, et me praegu meil ei ole küll praegu sellist pilti, kus ettevõtted ei saa oma kohustusi täita korralikult pangas näiteks, aga see olukord võib halveneda. Kas Tõnu, sa tead, oleme me saavutanud nüüd selle põhja kätte selles tarbija kindlustundes või läheme järjest allapoole iga kvartaliga praegu veel või on hakanud juba trend pöörduma? Seda on raske öelda, aga tarbija üldine kindlustunne ühest küljest natuke rikub seda pilti see, et konjunktuuriinstituut paneb seda numbrit kokku ja nad muutsid väga halval ajal metoodikat. Aga isegi, võtame selle metoodika muudatuse siit, lihtsalt lükkame siit kõrvale, siis see tarbija kindlustunne on praegu kukkunud umbes samale tasemel, nagu ta oli 90ndate alguses. Wow. See kukkumine on sisuliselt nagu kaljust alla kukkumine. Et kas ta väheneb nüüd edasi, seda on raske öelda. See kukkumine lihtsalt on olnud nii järsk, et see, kas ta nüüd siin veel edasi kukub, on raske öelda. See sõltub ikkagi väga palju kogu sellest tonaalsusest, mis paistab meediast, mis paistab ka analüütikute poolt ja milline on üldse hinnakasvu väljavaade. No siis me jõuamegi sinna, et suur osa sellest majandusest on see, mida me mõtleme, et on. Ja mul tuli see suure energiatarbimisega tööstus, mis kannatab täna kõige rohkem. Mul tuli 2 näidet. Üks näide on see, et kui sõita Pärnu maanteelt välja Pärnu suunas, siis ehitatakse suurt Makita, siis ma ei tea, mis hoone see on, aga Makita märgiga hoone ja seal on ees, tundub, et sinna tuleb suur päikesepark. Eks ma saan aru, et üks pool sellest meie ütleme siis töötleva tööstuse ellujäämisest on see kiire paindlikkus, mis on täna vist ma arvan, et märksõna number 1, kui paindlik sa oled.
Siis teine näide tuleb Keilast, kus siis Keila Keki pakub lausa fikseeritud hinnaga siis seda elektrit, et tulge ja tootke meie maa peal ja saate sellise hinnaga, et ühelt poolt näeme niisugust taastuva energia, ütleme siis nagu kasu või otsitavat kasu. Ja siis teine pool on see, et on keegi, kes on siis suudab seda elektrit toota, ütleb, et sellise rahaga ja on konkurentsis olemas. Ehk siis see paindlikkus tundub, on nagu niisugune must be. Gaasi tarbimine on vähenenud sel aastal praktiliselt kõikjal Euroopas. Kui me vaatame Soomet, Eestit, Lätit, Leedut, maagaasi tarbimine on kõvasti kukkunud. Aga sellepärast, et seda on ka vähem või? Lihtsalt sellepärast, et riigid on aru saanud, et maagaasi lihtsalt ei ole nii palju siin eesoleval ajal. Okay. Maagaasi pakkumine on väiksem, see on üks oluline põhjus. Soomes maagaasi tarbimine on kukkunud sel aastal ligi poole võrra. Lätis, Leedus selle aasta esimese 7 või 8 kuuga üle 30%, Eestis on see kukkumine ka väiksem, aga lihtsalt Eestis on maagaasi tarbimine üldse kogu energiabilansis oluliselt väiksem, kui on Lätis, Leedus ja Soomes. Ja see omakorda nüüd muidugi lisaks veel sellele, et on tavapäraselt pehmemad ilmad ja tänu ka sellele, et maagaasi hoidlates on maagaasi väga palju kogutud, siin veel paar nädalat tagasi oli see osakaal 92% Euroopa keskmine, mis on viimase 5 aasta keskmisest suurem ja see on maagaasi hinnad ka kõvasti alla toonud. Okei, ta on toonud hinnad alla, aga maagaasi hinnad on ikkagi jätkuvalt praegu kuskil 6-7 korda kõrgemad, kui see oli enne pandeemiat. Korraks hüppan selle kinnisvara juurde see gaasi jutuga, et tegelikult see oli üks asi, mis me nägime, ma arvan, augustis saadik, vähemalt Tartus, kui ma mõtlen tagasi sellele, et siis augustist alates hakkasid inimesed väga selgelt, tuli see lisategur, et kas on gaasiküttega üürikas, kas on gaasiküttega maja, ostuotsused jäeti ära. Ja nüüd on see hakanud natuke, see emotsioon on natuke ära läinud, õhku on välja lastud sealt emotsioonist. Ju hind langeb siin detsembriks. Et siis... aga ka sellele vaatan näiteks see nädal näide lihtsalt konkreetselt üürikorter Tartus äärelinnas omanik 540 eurot kuus. Aga nüüd ta sai aru, et ta ei leia sinna gaasiküttega korterisse üürniku ja ta on nõus seda langetama 400 euro peale. Et üürihinda nii palju tulla alla just nendele, kel on surve, et nüüd mul jääb talveks korter kätte, ma pean ise hakkama kulusid maksma ja on võib-olla seal veel isegi õhku, et üks segment, kuidas see selgelt praegu mõtlema, vähemalt mingil määral on üüriturg, kus omanik, kes ei taha, ei leia enam sinna inimesi sisse, siis ütlevad, okei, ma olen nõus väga odavat, vähemalt ma võtta endale kulu sisse talveks. Ja see maagaasi teema, see, et maagaasi hind praegu nii kiiresti alla tulnud on, ei tähendanud seda, et maagaasi teemaga oleks kõik, see väljavaade oleks jube hea, sellepärast. Lõppes ära nüüd kõik hästi. Ja sellepärast, et ütleme, see Venemaa panus kogu maagaasi turgu maailmas või ka Euroopas olnud on ikkagi nii suur, et see, milline see pilt järgmisel aastal on, ei pruugi üldse olla niivõrd roosiline, nagu ta praegu paistab. Siis me kogu aeg räägime tegelikult sellisest lühivaatest, et praegu on gaasi piisavalt, hetkel on hästi. Ja see muideks mõjub ju kindlustundele kõige halvemini, seepärast, et see tegelikult okei, et hetkel on korras, aga millal enam ei ole, et see inimpsühholoogia tegelikult ju, et see, et ma magan öö ära ja tean, et hommikul on kõik hästi, siis sellepärast ma magangi hästi. Et see lühivaade on praegu suur märksõna. Mul tekkis veel seoses sellega, Tõnu võib-olla ka selle väljaütlemisega, et kui tõesti ikkagi töötaval tööstusel ja nendel, kes tarbivad praegu energiat palju, on keerulised ajad, siis ettevõtjana, mis seal salata, kui praegu tõesti ei ole veel nagu ookean ei ole nii punane või meri pole punane veel, see on kasumi arvelt. See
praegune aeg või sa näed, et ettevõtjad on nii nutikad praegu, et nad suudavad, nagu ma ütlesin, et päiksepaneelid, kiired mingid kohanemised, et kaitsta oma kasumit, sest see on ju tegelikult kriitiliselt oluline, et vaesumist ei tekiks. Ega see kohanemine ei saa toimuda väga kiiresti. Samas ütleme, kui me ikkagi saame prognoosida selleks aastaks majanduse nominaalkasvu 17%, siis see on ju tegelikult lisandväärtuse nominaalkasv ehk siis lisandväärtuse kasv jooksvahindades, mis tähendab seda, et majandusse ikkagi tuleb rohkem raha, mis ikkagi viitab sellele, et me ei saa rääkida kogu majanduses sellest, et meil oleks kasum, ettevõtete kasum kuskil tugevas languses. Ta on küll püsivindades, tõepoolest on pilt halb, aga jooksevindades see pilt ei tohiks väga palju halb olla. Peep, ma otseselt ei küsi su käest, aga mõtle kaasa, mis me mõlemad teame seda, et intellektuaalselt me kõik teame, et kriisid sünnitavad võimalusi. Ma tean, et sina oled selline ka loovmõtleja, otsid vasakult paremalt, sa kohtud inimestega, ettevõtjatega. Kui palju sa tegelikult tajud seda just, et hetkel otsitakse mingeid võimalusi, et kriis on käes, on ikkagi päris paljudele ka selline võimaluste otsimise aeg. Tegelikult viimased paar aastat on ikkagi hämmastav kool olnud üle maailma, ma arvan, ettevõtetele ja inimestele ka, mida siis tähendab, mis võimalusi siin peidus on, nagu, et mõnikord, ma arvan, komistatakse võimalustele, aga kui suudad neid luua, siis on muidugi eriti äge, aga mul jäi tunne juba et kuulates erinevaid arvamusi, et vist ettevõtted hakkasid paar kuud tagasi rohkem investeerima, julgesid juba seda teha, aga võib-olla see on mingi energiatõhusused ja need asjad, millesse panustatakse. Ei ole veel, ma tean, et nutikaid lahendusi Eestis idufirmad loovad, nendel läheb jälle praegu natuke keerulisemaks, et raha on natuke raskem saada sinna, nagu ma olen aru saanud rahastust, aga kindlasti ma arvan, Eesti jaoks on, kui ma mõtlen Eesti peale ja ettevõtluskeskkonna peale, et me oleme kuidagi suutnud neid võimalusi leida, ma loodan, et ka nüüd selles ajas. See puudutanud valdavat ju, ütleme siis IT-d ja digitehnoloogiat. Kindlasti läbi tehnoloogia on üks aga ma mõtlen ka innovatsioon, mis kui võib-olla paned vanad asjad uuel viisil kokku, ma ei oskagi öelda, mis lahendusi meil siin veel peidus on, kindlasti on mingeid. Et need, kes need üles leiab, siis järgmine etapp on tema aeg võib-olla siis edasi minna, aga. Võtame kas või sama eile mõtlesin, istusin abikaasaga restoranis ja vaatasime, et toidukullerid jooksid edasi tagasi. Ja ma püüdsin hakata meenutama, et aga mis ennem toidukullereid oli? Minu meelest oli Tartus üks firma, kes tõi toitu koju ja peamiselt ainult pitsat. Vist oli nii, jah? Ja sellised ja oli lihtsalt, kas resto oli enda väike kullerteenus või siis. Ja nüüd me oleme nii, et ma vaatan, et ilma naljata neid mehi ja naisi nende kastidega lihtsalt tuli välja ja see on suur tööstus, sellest on tekkinud täitsa eraldi teenusharu ja me näeme seal miljoneid üle maailma, see on täiesti uus innovatsioon, mis sündis sisuliselt, ma ei tahaks öelda üleöö, aga sisuliselt üleöö. Inimesed on alati nõus maksma mugavuse eest ja aja eest, mida nad võidavad, nii et kui me suudame luua lahendusi, mis seda võimendavad inimesele, siis seal on alati rahapeidus. Tõnu, kui palju sa ise näed seda, ma ei tea, sa töötad numbritega, sa töötad dataga, sul on see, kui sa ise vaatad numbrite peale, kas sul tekib ka vahest et aga siin on võimalused. Mida see kriis või see eeldatav kriis või see, kus me juba oleme sisenenud, on sul vahest tekkinud, et kuule, aga poisid, siin on päris huvitavad numbrid? Ja, nagu me juba praegu räägime, kriis alati tekitab võimalusi. Muidugi kriis on alati raske ja sellepärast ettevõtted ju otsivadki kuidas sellest kriisist paremini välja tulla ja tegelikult nüüd on ka küsimus, et kuidas me üldse defineerime praegust olukorda, kas see on kriis? Ma korraks kokutasingi sellepärast, et ma julgen öelda, et oleme kriisis, sest restoranid on täis ja mulle tundub, et hetkel, nagu sa ütlesid, et rahavoog on tegelikult ju suurem kui
kui me oleks eeldanud? Jaa, vaatame ostujõudu. Kui me ühest küljest paneme siia kõrvale palga nominaalkasv, ehk siis see palgakasv, mida inimesed ka saavad, siis see palgakasv on ühest küljest tugev, aga kui sellele palgakasvule panna kõrvale inflatsioon, mis on üle 20%, sellest järgi jäi. Siis see on languses ja see palgakasv ehk siis ostujõud, ütleme palgakasv, kui me võtame sealt maha hinnakasvu, see on languses juba eelmise aasta sügisest. Ehk sisuliselt me võime öelda, et meil on ostujõud languses juba aasta aega. Kas on õige, et me oleme tagasi 2019 aasta tasemel umbes ostujõu poolest? Isegi vähem, isegi kaugemal võib olla. Ja sellel aastal me võime öelda seda, et ostujõud on langenud aastas võrdluses 9%. Järgmisel aastal, kui hästi läheb, võib ostujõu langus pidurduda, aga eelmise aasta tasemeni jõuame me heal juhul võib-olla siin 5 aasta pärast. Nii et see pilt ei ole just väga hea. Samas jällegi, ega see ostujõu muutus on väga erinev inimeste lõikes, et on neid, kellele see ostujõu langus mõjub väga rängalt, aga samas on ka neid inimesi, kellele see ostujõu langus väga suurt mõju ei avalda. Nii et jah, see on tõepoolest niimoodi, et kui minna nädalavahetusel välja või kui vaadata ka siin ütleme reise, vaadata restorane, siis ega see pilt ei ole väga trööstitu. No, ja nüüd ongi see küsimus, et kust, nii nagu sa oled välja toonud, et on mingid segmendid, kus me juba näeme sektorid õigemini, kus me juba näeme tegelikult ju seda valu, et võib-olla siis sa ütledki, et see ei ole jõudnud veel sellesse, ütleme, tänavale. Aga et see ongi see nagu loomulik protsess, et kõigepealt töötlev tööstus, kõige suuremad, ütleme siis, kõige suuremad rahaärid, kõige suurem raha saab pihta ja siis ta lõpuks jõuab tänavale. Jah, sest mis siin salata, et hinnakasv on kogu selle pildi tegelikult selliseks mustadesse toonidesse tegelikult ju teinud ja see kindlustunne, mis meid ees ootab, see ei ole just eriti hea tõepoolest. Kuulasin see nädal Swedbanki partnersuhete juhti ja tema ettekannet meil tiimile ja siis tema tegelikult õhkus sellist positiivsust just ise, kõik makromajanduslikud numbrid ja asjad, aga ütles, mis puudutab kodulaenusid, siis me oleme nüüd tagasi normaalsuses, oleme seal, kus enne Covidit olime, vahepeal oligi liiga palju need 700 päringut taotlust nädalas. Jah, et vahepeal oli 1200 vist, nagu ma saan aru, ja siis just. Nüüd on tagasi seal 700-800 juures. See käis eile uudistest läbi. Jah, et me jõuame nüüd neid ära hallata ja nii edasi, aga et see ei ole midagi, see ei ole nagu maailma lõpp, ütlesin, see on normaalsus, see me lihtsalt unustasime vahepeal ära selle, et tegelikult elu oligi selline. Nii et jah, ettepoole vaadates ei tea, mis saama hakkab, aga võib-olla see on jälle uus normaalsus, nagu me vahepeal ütlesime, kasutasime seda terminit, et see ongi nüüd jälle vahepeal niimoodi. No, kui nüüd kinnisvara konteksti tulla, siis kinnisvara arendajatel on päris raske seda innovatsiooni luua. Tehnoloogiad küll toetavad mõningal määral, aga suures osas tegelikult see ehitusest ja seda sama kivi ja metalli on vaja ja see tooret on vaja ja seal innovatsiooni on raske leida või asendada, ei tule nii kiiresti. Ja mida me näeme siis hetkel on tegelikult seda, kuidas ehituslubade arv on langenud, kuidas ütleme, kraanasid ei teki sellisel viisil nagu vaja ja see on ka tegelikult oluline osa jälle sellisest kogu meie majandusest, et Tõnu, millist mõju võib avaldada just see, et järgmised
ma kujutan ette 2 aastat neid kraanasid jääb lihtsalt vähemaks ja me ei tooda uusi kodusid ja see arendajaid ja on arendajaid, kes siis ka ei jätka, eks ole. See on nüüd siis mitte töötlev tööstus, aga see on nüüd siis see teine aru, see kinnisvara osa. See jätab samamoodi jälje praegu. See on juba toimib, see on juba nagu languses. Jah, kui ostujõud inimestel väheneb, siis ega see mõjutab ju kinnisvaraturgu päris kindlalt ja seda, kui palju inimesed on valmis endale kodu osta on ju väga raske praegu öelda, sellepärast, et ühest küljest on ju näiteks sellel aastal Tallinnas ja kogu Eestis on ju kinnisvara hinnakasv olnud ju meeletu tegelikult. Tästi ulme, see aasta. Jaa, et sellel aastal on kinnisvara hinnakasv olnud ju väga, väga kiire. Aga nüüd, kui vaadata ettepoole, siis ega see kasv ei saa olla väga tugev. Nii et selline ettevaade sõltuvalt sellest nüüd, milline ikkagi on siin lähiajal võimalused on väga raske tegelikult hinnata nüüd seda. Rootsis langesid kinnisvara hinnad, ma ei tea, mitmendat kvartalit või teist kvartalit, 3. kvartalit järjest. Soomes on sama küsimus. Kinnisvara arendajad ei tooda uusi peale. Ja me näeme tegelikult seda sama. Kord päevas vähemalt mina saan, ma ei tea, kui tihti sina, Elari, vähemalt selle küsimuse, et mis nüüd kinnisvara hinnad siis teevad, mis nüüd saama hakkab, et seda küsitakse kogu aeg. Natuke spekulatiivne on ja küsimus on muidugi on, et räägime uusarendustest, aga siis järelturu puhul, et kui palju on järelturul õhku sees, mis on tegelikult sinna ebamõistlike ootustega müüjate poolt pandud, et kas ja kui palju seda õhku välja tuleb sealt, et ma arvan, see on nüüd see vastus, ma ei tea sellele, aga et eks seda siin nüüd aeg annab arutada. Et kas ta on õhk või on ta oli nagu see kindlustunde indikaator oli väga positiivne, siis lihtsalt elasidki võib-olla siis sellises plusspoole peal ja nüüd seda me näeme oma maaklerite pealt täpselt sama, et nii mõnegi objekti puhul, kus hinda juba langetatakse ja langetatakse selline 10-15% puudub jätkuvalt ostuhuvi. Ehk siis ostjad vaatavad ikka veel, et kuule, see ei puuduta neid. Aga see sõltub ikkagi väga selgelt, mida ongi, et objektis ka nüüd enam ei ole, isegi viletsat asja nüüd on isegi odava hinnaga raske müüa, mul tunne praegu hetkel. Aga head asjad ikkagi lähevad, aga kindlasti ka mitte sellises tempos. No mida koduostjaid praegu kõige rohkem mõjutab on tegelikult, tõsi, üks asi, mis siis on arenduste puudus või ütleme siis nagu toodetavate uute projektide maht on languses, see kindlasti mõjutab, sest vana elamufond vanal nii kiiresti ja ei renoveerita ja ei ehitata, siis sa pead kuidagi hakkama siis oma kodus ringi vaatama, et mis siin teha saab, aga tegelikult seda mõjutab, emotsiooni on, inimesed tahavad paremini elada, et minu meelest isegi kindlustunde indikaator läheb alla, siis emotsioon tahta paremat kodus elada ja ma ei taha öelda paremaid naabrid hankida, aga ikka mõnel on vajadus parema naabri järgi ka, eriti eestlaste puhul, et siis tegelikult see Euribor mõjutab nüüd täpselt samamoodi, minu meelest see on energiahindade kõrval täpselt sama oluline. Eile tõsteti Euribori, mis ta nüüd on? Ja ega Euribori tõus on praegu olnud ju meeletu. Nüüd viimane Euribori, ütleme, kui vaatame 6 kuu Euribori, siis Euribor on tõusnud siin praegu 6 kuu Euribor 2, veidi üle 2, ütleme siin 2,12 ja eile, kui Euroopa Keskpank otsustas tõsta oma intressimäära, siis muidugi Euribor tuleb sellega kaasa ja ega see nüüd nii kaua, kui Euroopa Keskpank annab märku sellest, et ta tõstab oma
oma intressimäärasid, nii kaua tuleb kaasa sellega ka Euribor. Ja praegu põhimõtteliselt võib ka seda öelda, et Euribori turud ootavad seda, et 6 kuu Euribor võib järgmise aasta keskpaigaks tõusta seal 6 kuu Euribor 3% juurde kuskile. Ja me oleme praegu Euroopaga paar kuud maas Ameerikast on nii umbes, et nemad on juba alustasid intressi tõstmist varem on ju. Kas me võime öelda, kaugel nemad jõudnud on nüüd sellega, mis palju neil raha maksab? USA's? Jah, USA's versus Euroopas. Ja, USA's tõepoolest on see tõstmine toimunud kiiremini, oluliselt kiiremini ja Euroopa Keskpank peab sellele ka kiiremini ka järgi tulemas, lihtsalt puhtalt juba sellepärast, et ega siin muidu lihtsalt see, kui me vaatame nüüd praegu tegelikult seda, et muidu see lihtsalt see ostujõud siin meie inimestel jääb ka nõrgemaks tegelikult. No kui ma mõtlen sellele, et intressid on olnud siin mul on ees 1999. aastast ja siis nad olid tiba üle 10, et kuskil 11 ja 12. Siis tegelikult raha hind praegu viimastel aastatel on olnud ju erakordselt hea. Et alustada äri või osta kodu või et raha on olnud hea, sest raha läheb kalliks, ma saan aru. Ja seda mõju me siis, kui nüüd kogeme, kui raha hind on kallis. Ja kodulaenu puhul jälle siis pangad on tegelikult kogu aeg arvestanud, oli 6,5% väljaandes, et kas inimene suudab maksta ära kodulaenu, siis riskiarvutused tehakse selle pealt, nii et tegelikult seal veel pangasilmis veel risk ei ole, nagu et kuidagi nüüd hakkavad kodulaenud hapuks minema või et tekib võlglaseid. No jah, praegu üldiselt on üldiselt see pilt veel suhteliselt hea tegelikult, et jah. Ei näe praegu seda suurt ohtu. Praegu küll veel, jah. Selles mõttes. No tõsi, nagu me ei suutnud isegi kokku leppida, kas on kriis või ei ole, aga ilmselgelt on mingites segmentides meil ütleme ärisid ja indiviide, nii nagu see üks Tõnu sinu artikkel, mis ütleb, et kõiki ei mõjuta see kriis ühtemoodi. Et ma usun, et see oligi see sama point, mis see välja tõid, eks ole, et see ka kogu see äri või kogu see kriis ei saa mõjutama kõik ühtemoodi. Aga mulle nagu tundub, et selles mõttes ilmselgelt, kui nominaalne sissetulek ei vasta sellele, et see tõesti ostujõud tõuseb, siis teoreetiliselt võiks nimetada seda vaesumiseks. Siis mingi hulk inimesi ei saa enam endale lubada, kuigi tõsi, kooli vahel oli lennujaam olla täis olnud väga palju inimesi. Tõnu, kui sa korraks, see on nüüd natuke unistamine, aga kui me nüüd mõtleme nagu ettepoole, kriis mõjub teatud ettevõtetele ja inimestele kindlasti laastavalt, aga milliseid võimalusi sa näed praegu, millised võimalusi sa tulevikku näed, mis võiks olla sellist positiivset kõige selle negatiivse juures? Kuigi seda on vahest võib-olla, okei, ma lasen sul vastata. Positiivsed, eks alati on ju niimoodi, et kui majandustingimused lähevad halvemaks, siis see ärgitab ju ettevõtteid rohkem pingutama ja rohkem otsima uuendusi. Ja see on ka praegu niimoodi.
see on ka praegu niimoodi, et otsida mingeid võimalusi. Aga samas muidugi, kui ikkagi praegu vaadata praeguseid olusid, praeguseid majandustingimusi, siis ega see lähem aeg siin, ega see kerge olema ei saa, sellepärast, et vaatame, jah, Okay. ega. Jah. Mul Luminori peaökonomisti kuulates sama küsimus, et mis positiivsest sa näed üldse selle negatiivsuse juures. Ta vastas, et ainuke positiivne asi on intressitõus praegu, mida Euroopa Keskpank teeb. Tarbija poolest nagu vaatad, kus see nüüd positiivne, aga makromajanduslikult just selle, et vähemalt me tõstame kiiresti ja munema ja võib-olla peame varem tõstma. Ja siis tema sõnum oli see ka, et järgmised 2 kvartalit peame vastu pidama, siis läheb ilusamaks. Eks siis on suvi ka käes juba, et siis on ka positiivsust natuke rohkem, aga et võib-olla tõesti, kas sa arvad ka, et 2 kvartalit nüüd 2 järgmist on meil sellised lõpptarbijad silmas pidades võib-olla kuidagi sellised natuke depressiivsemad, mustemad, elektriarved kindlasti tulevad meil jälle ja gaasiarved ja värgid. Ja. Või sa ei jaga seda, et on vaja veel pikemalt kannatada kui 2 kvartalit? Eestlane kannatab kõik ära. Ma olen aru saanud, venelane kannatab veel rohkem ära, kui tal on telekas õige asi ju tulemas, aga 2 kvartalit, kuidas võtta, ma arvan, et see sõltub jällegi, et keda me nüüd siis siin praegu silmas peame, et ühest küljest me näeme küll seda, või praegu paistab seda, et hinnakasv on ju praegu meeletult kiire olnud. Samas, mis on võib-olla positiivne, on ühest küljest. Kas seda saab öelda, et see on nüüd väga positiivne, on see, et me võime öelda küll seda, et hinnakasvu võib-olla see tipp on vast selja taha jäänud. Aga see, et hinnakasvu tipp on selja taha jäänud, ei tähenda nüüd seda, et meil nagu hinnad hakkaksid väga kiiresti alla tulema. Et järgmisel aastal hinnakasv tuleb tõenäoliselt ikkagi väiksem või kindlasti väiksem, kui ta oli eelmise aasta keskmine, aga hinnakasv jääb ikkagi ju siin lähemal ajal väga kiireks. Aga sellistes oludes ju alati inimesed otsivad mingeid paremad võimalusi. Ja mida me kogu aeg ju näeme sellest siin praegu on see, et inimesed kogu aeg ju ja ettevõtjad ju kogu aeg räägivad sellest, et kuidas sellest jamast välja tulla. Et sellist, ütleme, kui me võtame siin praegu 2 aastat tagasi, 2020. aasta kevade, siis me saime ju šoki. Meil oli ju meeletu šokki ja me ei teadnud, mis meid ees ootab. Praegu me teame tegelikult, me kogu aeg teame seda, et hinnad kasvavad, me peame seda kogu aeg arvestama, aga see, et nüüd, kas nüüd 2 sees olevat kvartalit on raskem, ja kindlasti, et tänu sellele lihtsalt, et energiakulud on ju kõrged ja see mõjutab siin enamik, see mõjutab ettevõtted, see mõjutab majapidamisi. Just. Ehk siis tegelikult ja see sõltubki ja eriti tundlikud on siis need, nagu me rääkisime, töötlev tööstus, kes tarbib kõige rohkem elektrit. Kui nemad paindlikke lahendusi ei leia või riik appi ei tule, siis võime näha veel uksi sulgemas, nii nagu siin viimased uudised on olnud. No selliste positiivsete sõnumitega tahaks lõpetada, eks ole, nagu öeldakse, aga ilmselgelt, kui on keerulised ajad, siis on kaastunne hästi oluline asi ja empaatia veel olulisem, nii et ma tean, et meie omas rollis Arko Vara kinnisvarabüroos teeme päris palju konsultanditööd, kus me siis aitame klienti nõustada, et kes siis peaks täna üldse müüma, kes mitte ja kuidas eluga edasi minna. Ja see on selline vahest tänulik töö ja vahest tänumatu töö, nii et mõlemad peame tegema, aga suur tänu Tõnu tulemast, jagamast oma mõtteid.
mulle meeldis see, et isegi kui vaadata, et kõik on must, siis nagu öeldakse, et aga kõik must saab ka läbi ühel hetkel, et siis tuleb jälle valgem aeg ja nii me seda elu elame. Ja aitäh, Peep, sulle kaasa mõtlemast ja kaasa rääkimast. Nii et järgmist kordadeni.